Tere, armas hing! Tervitan sind tänasest õhtusest soojusest siin Palisaarelt. Öösel enne ärkamist tuli mulle juhatus, et mul on vaja teha live või video, et anda sulle juhatus, kuidas saada rohkem ühendusse endaga, kuidas häälestada ennast ühendusse. Ja see on juhatus, mida ma olen kasutanud väga palju enda peal ja väga palju oma klientide peal. Ja kui sa selle kaasa teed hästi puhta koha pealt, päris pühendunult, siis sa koged midagi transformatiivset, midagi teistsugust, midagi erilist. Sa võid kogeda sellist koju jõudmise tunnet. Sa võid kogeda kurbust ja pisaraid. Sa võid kogeda seda, et sa jääksid justkui purju. Sa võid kogeda seda, et sa justkui hõljuksid. Samas on jalad maa küljes kinni. Pearinglust, mis iganes energia sinus liikuma läheb sel hetkel. Samas ei pea sa kogema üldse mitte midagi sellist, vaid võidki kogeda seda, et sa oled oma kehas. Ja et sa oled joondunud ja et sa oled paigas. Nii et kutsun sind kaasa korraks peatuma ja astuma iseendasse, iseenda keskmesse, enda südamesse. Ja alustame peale siis. Säti ennast mugavalt kuskil istuma. Sa võid seda teha ka pikali, aga parem, kui sa teeksid istukil. Ja säti ennast mõnusasti, et sa ei oleks väga lösakil ja et su selg oleks natukene sirgem. Ja pane jalad vastu maad. Teine võimalus on kasutada ka rätsepõistet või öelda seda jogapoosi, aga lihtsalt koge seda, et sa oleksid siis nagu kuidas ma ütlen, sa istuksid nagu ristluu peal või sellel toetusel, et sabakont puudutaks justkui seda maaosa, seda tooli. Ja hinga sügavalt sisse, paar korda hästi sügavalt nina kaudu sisse ja suu kaudu välja pikalt ja rahulikult. Ja iga sisse ja välja hingamisega märka, kuidas sa vajud järjest rohkem oma kehasse. Sa tunned, kuidas sul kehasse tekib selline raskus, mis lükkab sind rohkem maad ligi. Ja võta päriselt kopsud õhku täis. Ja lase sellel õhul välja vajuda, et ära puhu, vaid luba sellel õhul välja voolata pikalt ja rahulikult ja märka, kuidas su keharaskus vajub järjest allapoole. Tee üks kord veel. Ja nüüd pane kogu oma tähelepanu jalataldadele. Ja kui sul ei ole jalatallad maas, siis pane oma tähelepanu sabakondile, juurtšakrale seal juures. Aga lihtsam on lihtsalt võtta kinni siis see sabakondi osa. Ja olles siis selles kohas, lükka hästi tugevalt ja laiad juured maa sisse siis. Ja tekita selline maanduskanal, mis on sama lai kui sinu keha. Ja tee seda nii siis, et hingad sisse ja välja hingates lähevad juured veel sügavamale ja laiali rohkem.
et tekib selline tugev, jõuline maanduskanal, et sa tunnedki, et sa oleksid nagu maa küljes või põranda küljes kinni või siis tooli küljes, kus sa istud. Ja see energia lihtsalt kukub nagu jõuga maa sisse. Lihtsalt hinga mõned korrad. Koge seda maa ühendust. Ja olles selles tugevas maaühenduses, hakka iga sissehingamisega tõmbama seda maaenergiat enda kehasse ja iga väljahingamisega lükkad selle kehas laiali. Nii et tõmbad maaenergia üles ja lükkad sellega oma kehasse laiali. Ja las see maaenergia tõuseb iga hingamisega järjest üles poole, kuni ta jõuab su südamekeskusesse ja täidab kogu selle südamekeskuse. Ja sa võid tuua juba kogu oma tähelepanu nüüd sealt altpoolt ülespoole oma südamekeskusesse. Tunneta, kas see on täitunud maaenergiaga. Tunne, kas see on läinud kätesse, õlgadesse. Ja märka, kas ta juba tõuseb ülespoole sinu kaelast, läbi pea ülevalt ja pealae pealt välja niimoodi. Et ta hakkab voolama lihtsalt pealaelt välja läbi sinu külgede, nii et ta puhastab ka ja maandab sinu väljaspoolt selle sinu energia välja. Ja sa võid ka teadlikult hingata niimoodi, et sa tõmbadki selle üles kohe kopsti siimoodi välja, voolab. Lihtsalt koge seda. Märka, et su õlad ei oleks pingul. Hoia oma õlad ja kael pehmed. Sa ei pea seda tegema detailselt, peensuseni ja tohutu täpsusega, vaid lihtsalt usalda, et see, kuidas sa teed, ongi õige. Aga märka, et sinu kehas ei tuleks pingeid, vaid pigem tekiks selline mõnus olek, et sa tunned, et sa oleks nagu maaga küljes kinni, selline miski nagu tõmbab või surub sind sinna allapoole, sinu keha on raske altpoolt. Ja nüüd sisse hingates too kogu tähelepanu oma südamekeskusesse, siia rinnakusse. Ja hinga paar korda rahulikumalt läbi südamekeskuse, läbi selle koha siin. Ja järgmisel sissehingamisel lihtsalt tekitasid rinnakust kanal üles, et jõuga kohe annad talle jõu. Las läheb üles otse allikasse. Ja kui sa selle kanali tekitad, siis lükka ta laiaks, sama laiaks nagu keha. Sa võid mõttes kujutada ette, et seal lükata laiaks, et see tuleb siit niimoodi laienema ülesse. Juured on maas ja nüüd on sul ka ülesse ühendus. Koge seda, sa võid juba tajuda, et sul hakkab pea veidigi ringi käima. Sest et nii kui sa selle kanali lood, sealt hakkab energia liikuma allapoole. Ja kasuta oma hingamist jälle selleks, et sisse hingates tõmbad sealt ülevalt alla, välja hingates läbi südamekeskuse lükad laiali.
kogu tähelepanu on südamekeskuses. Hoia seal seda tähelepanu. Märka, kuidas kaks osa saavad üheks. Taevane kergus ja maine tugevus. Siin südamekeskuses. Ja sul on nüüd olemas see ühendus. Ja luba sellel taevasel ühendusel vajuda ka allapoole sinu südamekeskusest. Las ta rahulikult läheb alla maanduskanalisse, et tekib kahepoolne liiklus. Alt üles maandus, ülevalt alla valgus, kergus, ühendus. Ja nüüd sellel hetkel anna endale taotlus. Taotlen tulla täielikult kohale enda kehasse. Kutsun oma hinge oma kehasse, oma südamekeskusesse. Kutsun oma hinge oma koju, siia maapealsesse kodusse. Märka, et su õlad ja kael oleksid endiselt pehmed. Sa võid kogeda seda torutunnet ja sa ei tahagi liigutada ja su selgroog võib olla mõnusalt sirge, ilma pingeta, nii et sul on mõnus. Ja tunneta, kuidas su hing laskub läbi sinu pea, läbi sinu kurgu, siia alla südamekeskusesse. Sa võid hingata pehmemalt, õrnemalt ja selle hingamisega kaasa aidata sellele, et ta lihtsalt tuleb sinu sisse püsivalt, kas või praeguses hetkes püsivalt. Koge seda, kuidas sinu rinnakusse võib tekkida selline pakitsus, võib tekkida selline kerge kipitustunne. Sa võid kogeda külma või sa võid kogeda kuuma. Aga ühel hetkel tekib sulle siia keskele selline soe tunne. Ja see on see hetk, kus sa võid kogeda seda, et su pea võib ringi käia, võid sa tunned veidis joobununa olevat ennast. Sa võid kogeda seda, et kõik on nii haavatav sinu sees ja sinu ümber. Sa võid kogeda endas seda rahu ja sa võid kogeda teadmist, et sa oled nüüd kodus, sa oled nüüd paigas. Lihtsalt hinga ja avarda endal natukene seda südameruumi siin, südamekeskust. Et hingel oleks ruumi olla, et sellel energial oleks ruumi olla. Ja pane ennast seespoolt särama. Et see hing, kes on nüüd sinu kehas paigas, saaks valgust juurde anda sinu kehasse. Palu tal särada. Kallis hing, palun sära minu sees, laienda oma valgust. Ja sinu keha võib reageerida mingisuguste energeetiliste märguannetega. Näiteks kroksud või tulevad sul hoopis külmavärinad. Ja kui tulevad pisarad, siis luba nendel tulla ja voolata. See on ühendus sinuga, sinu endaga, sinu kehas. Ja kui tunned, et ikkagi pakitseb ja surub, siis laienda oma südameruumi, kujutades ette, et sa lükkad jäiemaks, tõmbad laiemaks, teed oma hingele, oma kehas ruumi. Sest kui ta ei ole harjanud püsivalt kehas olema, siis on seal kitsas, seal võib olla ebamugav. Ja koge seda ühendust siis
koge seda ühendust iseendaga. Koge seda selgust või kergust. Koge seda, et praegu pole mitte millelgi muud tähtsust kui sellel, et sa lihtsalt oled. Koge seda, et sul pole hirmu. Koge seda, et kõik on turvaline. Koge seda, et kõik on paigas. Ja lihtsalt hinga nüüd paar korda sügavalt sisse ja välja. Ja luba endal olla. Täna oma hinge selle eest, et ta tuli kehasse. Ja palu tal jääda. Ja palu tal näidata sulle, kuidas sa saaksid edaspidi ennast tunda selles hetkes, kui hing on sinu kehas. Palu tal näidata, kuidas olla sina ise. See on ühendus, milles me võiksime olla igapäevaselt. Aga sellel hetkel, kui me astume tagasi oma argitoimetustesse, siis see ühendus märkamatult kaob ära. Siis on oluline hetk, et võtta endale see aeg ja tuua ennast tagasi uuesti keskmesse, kohale kehasse. Sest sellel hetkel, kui sa oled enda keskmes, sa näed maailma tõesena. Kui sa oled oma peas, siis see võib olla nii palju mõjutatud välisest, mõjutatud sinu mineviku kogemustest, hirmudest ja millest iganes veel. Et lihtsalt jää korraks paika ja selles hetkes on sul võimalus minna edasi meditatsiooni või kanaldusse, kus sa saad enda jaoks informatsiooni. Ja pea seda meeles, et kui sa küsid vastuseid, siis vastuseid kuuled sa läbi kehatunnetuse, mitte läbi kõrvade, vaid läbi kehatunnetuse tuleb sinusse tunne või teadmine või tulevad mingisugused pildid. Aga piltide puhul on kindlasti oluline, et sa jälgiksid seda energiat, mis seal taga on, sest et pildid võivad olla manipuleeritavad. Nii sinu meele kui välispidise maailma poolt siis. Kallis, aitäh, et sa tegid selle kaasa. Aitäh, et sa usaldasid. Ära selles seisundis kindlasti autoga sõitma mine kohe. Luba endal natuke olla selles ja siis jätka oma igapäevaelu. Aga tuleta meelde, et selles seisundis, kus sa oled kohal, on kõik palju tõesem kui see, kui sa oled mõistuses. Mina kogen totaalset maandust, kogen kohalolu. Ma tunnen, et üldse ei tahaks ennast liigutada, sest et väga mõnus on olla joondunud. See võib teha natuke uniseks, et kui sul on magamisega raskusi, siis tee seda sama praktikat. Näiteks kui sa oled voodis ja sa jääd magama, sest et sa suudad ennast viia maandusesse, see rahustab sind. Sa suudad viia rohkem ennast lõdvestusse, ka see rahustab sind, sest pinged on siis maas. Ja olles oma südame keskuses, see toob sind veel suuremasse rahusse ja kohalollu. Ja mis siis, kui sa sellel hetkel saad kõik vabaks lasta ja lihtsalt siis uinuda
nii et tänan sind veel. Võta vastu see valgus, mis kuulub sulle. Võta vastu see ühendus, mis kuulub sulle. Võta vastu iseennast, sest see osa kuulub ka sulle. Aitäh!